Maailm, Kristal Raa siinpool ja mõni minut on küll veel aega, aga kuna ma just jõudsin siin väga hea koha peale, et näidata natuke sükest California hommikut, et siis näidata ükseid elemente just, et siis kohe näete, siin on siis kohalikud surfarid valmis panema ennast ookeanisse. Keegi chillib siin hommikuvaadet ja palmid. Ja tundub, et täna väga tormine ei ole, et vast saame teha isegi täitsa rannajalutuskäigu. Vaatame, kuidas siin välja veab. Et kui ma olen kuulda hästi, et siis võid juba anda märku, et sa oled täna siin olemas väikse alohaga. Ja paar päeva ma siin testisin, et see internet oli siin rannas päris hea. Et vaatame, kuidas täna siis on. Ja on üks väike surfar meil seal juba vaikseid laineid püüdmas. Ja selline väikene aloha. Seal kuskil on siis San Diego linn. Ja ookean on täna väga rahulik. Et sellist nii rahulik hommikut nagu väga ei näegi. Ja kui ma olen ilusti kuulda, siis anna märku, siis ma tean, et toimib. Aloha Ülle, aloha Hie, aloha Kaili. Ja selle piiri peal siis juba mõned inimesed ka liikumas. Ja täna on ka vesi on päris kõrgel, et kaugele me siit minna saame, vaatame. Nii. Ja tervitused siis Vaikse ookeani ääres teile kõigile. Nii, siis saame kõndida. Ja vesi on täna kuidagi hästi rohekas sinine, mis on ka üsna haruldane praeguse aja kohta. Ja nagu sa näed, mul on natuke juba kergemad riided seljas. Vaikselt hakkab kevad tulema, nii et lootust on siin ka. Väga hea, Hie ütleb, et häält on kuulda. Super. Ja näeme siin ka ühte julget kalastajat. Mina ei tea küll, mis valemiga nad siit kala välja tõmbavad, aga väga huvitav. Ja nüüd teeme väikse katse, et kas me siit alt saame läbi, vaatame. Laine rütmi. Nii, laine läheb ära ja siis ongi tšiki-priki tooksuga läbi. Nii. Nüüd te näete, siin on punane lipp, mis tähendab, et täna on päris siis tugev hoovus. Et kui vette lähed, pead olema ettevaatlik. Ja täna tundub vist, et vesi on täitsa okei, et täitsa ujumiskõlbulik, mis on ikkagi väga haruldane, nii et siin rannas. Ja nüüd, kui sa oled siin olemas, anna teada, kas sul on mingi küsimus, mingi teema. Jooksin laine eest ära. On sul midagi meelel, keelel? Ja kui ei ole, siis ma mõnest asjast räägiks, mis siin on viimasel ajal välja tulnud jälle põnevat. Siin üks hommikune chilli ja rohkem palme teile. Siin on siis juba võib-olla tuttavad seenid. Selline hommik Californias. Ja täna ma veel paljajalu ei ole siin hommikul, on ikkagi jahe. Ja vaatan mingi hetk, kui ma jõuan kivideni, siis ma võib-olla istun maha ka, et saategi nautida rohkem. Et Merilin, aloha, naudid ookeani häält, super. Siin on vetelpäästjate masinavärk. Ja siin on siis vetelpäästjate torn. Et hästi mõnus, rahulik. Ja küsin siit ka, et kui sina tänase päeva peale tagasi vaatad, mis kell sina tõusid ja mis oli sinu päeva highlight, võib-olla võiksid panna siia väikese mõtte
Ja siin on meil üks väike sõber. Ma väga julge ei ole. Asetab oma asja. Ikka hommikujalutuskäiku. Täna on rand üsna tühi, tavaliselt on ikkagi siin hommikuti palju liiklust. Nii. Ja lained crashivad. Nii, Kaili, naudin ka seda ookeani häält. Mina püüan taibata, mis on see mateeria jalg ja mis vaimne jalg. Kas vaimsete asjadega tegelemine ongi vaimne jalg? Jeei, bingo! Said pihta, väga hea. Ja see on siis, ma olen kasutanud neid termineid väga pikka aega, et minu juurde on tulnud palju inimesi, kes on väga tugevad oma mateeria jalaga. Ehk siis neil on võib-olla mingid siuksed töökohad, kus on siis palju sellist mõistuslikku toimetamist. Sageli ongi 8–5 tööd, mida võib-olla siis ikkagi veel ei naudita väga. Ja see võib olla mingi keskastme juht või võib-olla isegi mingil tasandil juba nauditakse, aga ikkagi seal on nagu omad elemendid, et ei ole päris see, mis tõeliselt nagu toidaks. Ja siis, kui me räägime vaimsest jalast, see on siis see sinu aare, sinu kingitus, et miks sa siia maailma oled tulnud. Ja meie kõigi ülesanne, mina ütleks isegi kohustus, on tegelikult seda aaret või neid aardeid, neid on mitmeid kusjuures, siis tööle panna ja see ongi sinu vaimne jalg, mis tähendab siis, et sa leiad erinevad moodused, kuidas see siis töösse panna. Ja ma olen oma videodes kui siis ka erinevates blogikirjutistes igal pool olen jaganud sellest päris palju, aga ma võin siin tuua ka mõne näite. Vaatan, praegu leian mingi hea kivi, kuhu istuda. Kivid on ka. Nii, siis saate nautida siin seda ookeani. Nii. Ja Ülle ütleb, mina kirjutasin tänase jalutuskäigu ajal lumest luuletuse. Väga lahe. Ma ei tea, äkki julged isegi jagada siin, et oleks väga super. Nii. Ja vaimne jalg siis, võtame näiteks minu enda loo. Vaimne jalg on väga lihtne. Minul hakkas siis näiteks vaimne jalg sellega pihta, et kui ma hakkasin toimetama tegelikult juba ingliteraapiaga ja see oli ka siuke paras protsess. Võttis aega, kuni ma üldse julgesin sellega midagi suuremat teha. Aga kui hakkasin julgema, siis sealt juba hakkasid asjad edasi toimetama, nii et üks asi viis teiseni ja päris mõnus. Asi hakkas voolama ja kui ma tegin esimese, siis see oli, ma mäletan, kas oli 2005 aastal või? Et tegin esimese sellise suurema live-sündmuse Eestis siis Rahvusraamatukogus. Ja see oli vist, kuidas inglitega küllust juurde saada või mingi selline. Ja siis mõtlesin, mingi võib-olla 10 või 15 või maksimum 30 inimest tuleb. Ja kirja pani juba enne ennast 70 inimest. Nii et siis ma olin, et samalla ja tol hetkel ma ise elasin hoopiski siis täiesti Norras. Nii et see oli siuke paras kogemus. Ma mäletan, et enne sündmust ma läksin siis ja kuna inimesed pidid ette maksma siis sündmuse eest, läksin ja siis vajutasin lihtsalt, et vaatan, et kui palju siis seda küllust on siis juba sinna kantud, siis ma ei suutnud nagu uskuda seda numbrit, mis seal ees oli. Ja see oli siuke esmane kogemus, kus oli tõesti nagu, et vau, minu vaimne jalg annab mulle selle külluse või selle võimaluse.
Ja siis ma ikkagi, see võttis ikkagi päris palju aastaid veel lisaks, siis ma katsetasin, hakkasin tegema neid ingli konsultatsioone inimestega mingi 2-3 aastat ja siis vaatasin, et okei, et sellel on minekut, et inimesed usaldavad, see sõnumite jagamine, ma tegelesin veel siis tarokaartide, inglikaartide ja asjadega. Ja Lõuna-Aafrikas siis ma tegin ka selle ingli terapeudi siis väikese sertifikaadi ära. Ma töötasin ingliterapeudina vist oligi ainult paar aastat ja siis tuli auratransformatsioon ja kui sa auratransformatsiooni ära teed, siis sa oled otseühenduses vaimenergiaga, et sul ei ole vahendajaid vaja, et inglid on vahendajad, on ju. Et siis see vahe on. Ja siis vaikselt auratransformatsioon oli siis järgmine vaimse jala väikene siis, võikski öelda võib-olla, et nagu niisugused lisamusklid, mis tulevad siis aja jooksul üles. Natukese aja pärast avastasin siis vantra, veeteraapia ja sealt edasi siis tantra asjad, mis tulid ja nii edasi. Et kui sa tahad täpsemalt lugeda, kui sa ei ole veel lugenud, siis loe kindlasti, kui sa lööd Google otsingusse Kristal Ra, siis vist praegu on 13 aastat peale transformatsiooni. Ja kui niimoodi mõtelda, tegelikult just sellel nädalal on 14 aastat täis. Nii et vau, täitsa teenager. Et siis lugege sealt see artikkel läbi, see on mul blogis olemas. Kui sa lööd sisse Kristal Ra Laksmi ja 13 aastat peale transformatsiooni, siis see peaks hüppama sealt ülesse. Ja see annab sulle hästi hea vastuse selle vaimse jala kohta. Ja minu tunnetus ongi, et uues energias nüüd meil lastakse natuke veel vegeteerida, aga natukese aja pärast on nii, et võetakse täiesti ära see variant, et sa saad vegeteerida, et meid surutakse järjest rohkem, et avasta, mis see sinu vaimse jala erinevad musklid on ja pane need töösse. Ja sellepärast me ei tohiks keegi raisata oma aega, et selles mõttes väga-väga hea meeldetuletus. Ja Ülle ütleb, et kes soovib, saab lugeda minu Facebooki seinalt, vormistasin ja jagasin seal. Nii et väga hea. Ülle London, tema Facebooki seinale, minge lugegi ilusat luuletust tänaseks päevaks. Nii. Ja vaatame, mis siin surfarid teevad. Paar sükst head lainet oli, paar tuleb veel, ma usun. Ja mis ma ise siin viimastel päevadel on paar sükst huvitavat asja juhtunud. Väga lahe laine. Vaatame, kas saab kätte. No, peaaegu. Ja tulebki ära. Jee! Ja crashis. Väga lahe. Ka hommikune televisioon. Otse San Diegost. Kas pole lahe? Ja väga super. Mis siis minu mõtted siin on? Nii, Kaili ütleb, aitäh Kristal, see selgitus vaimse jala kohta aitas aru saada sellest. Ja just. Ja just see meeldetuletus, et meil on kohustus tõesti need kingitused töösse panna, et me oleme valinud elada sellisel ajal, siis see ongi see point, et me peame ikkagi midagi nendega peale hakkama. Energeetiliselt see näeb välja niimoodi, et meie juures, meie lähedal on meie aarete laegas. Ja seal aarete laekas on siis kõik need erinevad kingitused, erinevad talendid, oskused sellest elust, eelmistest eludest. Ja meie ülesandeks on see aarete laeka siis kaan lahti teha ja sinna käsi sisse pista ja lihtsalt järjest asju välja võtta. Ja näiteks minu probleem ja võib-olla siin paljud ka, kes on täna kohal, on just see, et kui ma olin teismeline, mul ei olnud võimalust või aega või mis iganes teised põhjused põhimõtteliselt siis täielikult proovida katsetada, kes ma selline olen, mis mulle meeldib ja nii edasi. Seetõttu mina pidin tegema järelaitamistunni, et avastada oma vaimset jalga. Ehk siis kõik minu täiskasvanu ja aastad on läinud avastamisele ühest äärmusest teise. Ja minu edu võib-olla ongi see, et ma ei ole lõpetanud seda, et ma jätkuvalt avastan ja vaatan, et okei, et mis on põnev ja mis mind avardab ja mis mind toetab ja kas ja kuidas ma saan inimestega siis paremini toime tulla. Nii et selline väike veel lisaselgitus. Ja Ragne küsib, mis ajavahe on. Arvuta, meil on kell 8 hommikul, teil on 18:10, kui sa oled Eestis. Nii et vaatame, mis välja tuleb.
ja minu viimaste päevade huvitav avastus on just olnud see, et meil siin just lõppes julguse äratuse väljakutse ja Merike ütleb aloha, tere Kristal, aloha. Ja julguse äratuse väljakutse, mis oli 5 nädalat, mida nüüd, kes soovib, saab järgi osta, et see on 150 €, saate siis 5 nädala videod ja PDF-id ja seal tuli meeletult palju ka boonusmaterjale. Nii et see asi on kindlasti rohkemgi väärt kui 150. Mind seal aktiivselt juures ei ole, aga kui sa tahad coachingut juurde, saad alati võtta juurde. Ja siis sellest mõttest just, kuna meil oli seal juttu hirmudest ja sabotööridest, siis ma hakkasin tähele panema, et minu sabotöörid lõid kuidagi sisemise perega mesti. Ja kui nad lõid sisemise perega mesti, siis läks asi natukene keeruliseks. Ja kui sa tahad oma sabotööridega ka nagu selgemat pilti saada, siis kui sa lähed Google'isse ja lööd sisse Kristal Laksmi ja kas oli sabotööride lõksudest välja või midagi sabotöör, pane sinna minu nimi ja sabotöör ja siis peaks tulema see video välja. Kui sa selle video avad, siis video all on all on väike link PDF-i peale, kus sa saad siis ühe lingi siis edasi, mis on teedkõnele ja sealt teedkõnelt siis sa saad nii-öelda siis selgused, kuidas neid sabotööre seal nagu vaadata või toimetada. Ja seal on 9 sabotööri erineva siis asjad, et kuidas need omavahel siis toimivad. Ja üks moodus, mis on hästi nagu lahe sabotööridega nagu vaadata, ongi see, et kuidas nad tegelikult sisemise perega toimetavad. Et meil on siin külaline ka, koerajalutaja. Ja üks asi, mis mina siis tähele panin, et kui näiteks ka sinul on olnud nii, et on olnud hästi kiired ajad, hästi selline hull tempo on peal, siis sisemisel naisel ei ole võib-olla saanud piisavalt aega anda, siis mis juhtub, ongi see, et põhimõtteliselt sisemine naine lööb mesti siis erinevate sabotööridega nagu viivitaja või edasilükkaja ja seetõttu siis hakkab tegelikult sinu asju siis ära matchima ja nagu segadusse ajama. Ja siin ongi lahenduseks on see, et sisemisele naisele tuleb regulaarselt anda aega, ehk siis puhkamist või toimetamist või mis iganes selle sisemise naise nagu vajadused on. Ja kui sa samamoodi ei tea, millest ma räägin, mis sisemine naine, mis juttu sa ajad, mingi väljamõeldud tegelane, jällegi, see ei ole küll avalik, aga kui sul ei ole veel saanud sisemise pere meditatsiooni, mis on tegelikult mul ka olemas niisuguse vabavarana, ta ei ole küll täiesti vabavarana otsingusse pannes, ta üles ei tule, aga kui sa ei ole seda veel saanud või kuulnud, siis pane siia alla märge ja ma saan siis saata sulle selle lingi sisemise pere meditatsioon, kus sa saad siis kohtuda oma sisemise perega esmakordselt, kui sa ei ole seda teinud. Nii, ja nüüd ma räägin, Riti on ka olemas, Riti Karu, aloha, minu armas õde, super. Ja Sirle ütleb, minu viimase aja heureka oli see, et ma taipasin, et ma ei olegi kiiksuga, vaid ma olen energeetiliselt ülitundlik, seedin seda teemat. Jeei, väga tubli, super. No minul samamoodi, ma ei tea, mul siuke täielik teadlikkus selle koha pealt või see, et ma nagu tõeliselt selle endasse võtsin ja vastu võtsin, no see võib-olla alles viimastel aastatel üldse arusaamine, et issand, et ma olen intuitiivne tervendaja või coach on ju, et kuidas üldse neid asju nagu nimetada, et see on nagu väga suur asi ja lase kindlasti sellel sügavamalt integreeruda. Ja aitäh, et sa jagad seda, et väga super. Ja Merilin, vau, kui tore, et jagad seda, ma nagu ei saanud aru, kus need sabotöörid jälle jõudu saavad, reverence, just. Ja see ongi nüüd, kui ma natukene veel siit mõne asja siia veel lisaks annan, nina nüüd hakanud jooksma, üks hetk, siis teine asi on nüüd sisemine mees, kes on siis meie igasuguste siis erinevate konteinerite, ajakava, struktuuride ehitaja. Ja nüüd, kui tema asjad jälle korras, siis loomulikult ta ei saa ka luua seda vaba aega sellele sisemisele naisele. Nii et seetõttu sealt läheb asi nagu paigast ära.
ja siis samamoodi sisemine laps on täiesti omadega unaruses, sest temal on vaja mängu, lõbusust lihtsalt nagu nautida. Ja kõiki neid asju midagi võiks olla nädalas korra igale sisemise pereliikmele. Ja uskuge mind, kui need asjad nagu oma graafikusse panna, et ma olen siin sadu kordi rääkinud oma sisemise naise vanniajast, on ju. Ilmselgelt see ei ole ainus asi, mida tal vaja on, tal on rohkem vaja. Ja sisemise mehega on meil kalendri check-in laupäeviti, vaatame tagasi sellele nädalale, vaatame järgmist nädalat ja läbi selle siis nagu neid asju paremini nagu töösse panna. Nii. Ja Margit Närits, tore, kui jagad, kuulan siis ka. Super. Nii. Ja nüüd meil on aeg juba täis, aga ma siin teeksin väikese siis edasi vaatamispilgu. Ja kuna minuni on jõudnud ka siis infona päris mitme teise inimese siis raskused praegusel hetkel ja see on siin ikkagi päris katsumuste rohke aeg, kus me elame ja toimetame. Et ma mõtlesin pakkuda sellise väga erilise võimaluse järgmisel teisipäeval, see on siis, ongi meie live on samal ajal, kell 6 teie aeg, aga kell 8 siis Eesti aeg teha siuke väike live Zoom. 1,5 tundi ma jagaks siis täiesti mingit teemat, mis ma näen, on üles tulnud siin erinevate inimeste poolt. Ja seejärel oleks grupi coaching, küsimuste vastuste siis vastamine ja veel üks surfar. Ja selleks, et see sündmus siis toimuks, ka nüüd siis praktiseerida seda kahesuunalist liiklust, siis oleks hea, kui vähemalt 15. siis veebruariks minu emailile sa registreeriksid ennast ja siis, kui on saanud kokku, et vähemalt 10 inimest on huvitatud, siis ma annan teada, et kuhu siis makse teha. Ja sündmuse hinnaks panin 20, et see on tõesti siuke maksimaalne miinimum, et väikest nagu küllust käivitada ja kui mõelda ka, et minu coachingu seansi hinnad algavad üle seal 100 €, no siis 1,5 tundi minuga on ikka väga hästi saadud. Ja ma ei tee siukseid sündmuseid väga tihti enam eesti keeles, sest mul on erinevad programmid ja asjad, siis, mis on välja töötatud ja inimesed saavad siis ise vaadata ja sügavuti siis minuga edasi tööd teha. Aga praegu tundub, et võib-olla siukest boost'i on vaja ja ma isegi panin sellele nimeks Boost 2021, on ju. Nii et kui siin on ka keegi, kes kuulab praegu ja tunneb, et vau, et see heliseb, et ma tahaks hüpata pardale, et siis kirjuta mulle email kristaralaksmi@gmail.com ja siis registreeri ja kui sa emailile pihta ei saa, siis saada mulle lihtsalt Facebook Messengeri sõnum, et jah, tahan liituda selle sündmusega. Ja kui 10 inimest saab 15. siis veebruariks paika, siis ma kinnitan, et see toimub ja siis mul oli seal ka, et 15. veebruariks vist kell 18 Eesti aeg. Et siis see toimub ja siis pärast saata muidugi ka selle lindistuse. Ja nüüd grupi coachingust ka, et mis ma selle kohta veel ütlen, on see, et grupi coaching on hästi lahe, sest kui ma coachin ühe inimese teemat, siis tegelikult sealt väga paljud saavad ka sellest nagu abi või lisa, nii et selle koha pealt on ka, et selline mitmetasandiline võimalus. Nii, ja sellega võtangi praegu otsad kokku, nii et tundub, täna on meie ka norm täis, et 14 inimest live, et väga hästi, siis kui hoiame seda joont, et vähemalt 10 inimest ilusti on olemas, siis ma jätkan seda. Kui langeb allapoole, siis eestikeelseid ei jätka, nii et ongi kahesuunaline liiklus. Mina olen olemas, sina oled olemas ja siis saamegi toimetada. Nii et väga suur aitäh sulle, et sa olid olemas, mõtlesid kaasa ja kui tänane siis live oli sinu jaoks inspireeriv, kindlasti jaga seda ka oma siis seinal ja kutsuge teisi järgmisel korral. Võite isegi väikse bio teha, kokku koguneda ja koos vaadata.
ja ma katsetan siin neid erinevaid nurkasid, et siis natuke selliseid uusi taustapilte teile anda. Ja ega siis midagi, imelist nädalat kõigile, aitäh, et olid olemas ja palju-palju alohat siit minult ja Maikelilt ka ja kohtumiseni juba siis järgmisel nädalal. Mahalo!